Kui palju on Eestil relvi ja nendele relvadele laskemoona? Praegust julgeolekuolukorda arvestades on otse loomulikult vastus, ikka võiks rohkem olla. Aga kui palju siis on ja millal tuleb ja kust on selleks raha? Sellel teemal on olukord nii segane, et isegi Riigikogu liikmed tänasel debatil ütlesid, et nad ei saa aru. Opositsioon süüdistab kaitseministrit ja peaministrit vassimises, et raha on eraldatud laskemoonale palju, aga pole arusaadav, mis seisus on lepingud ja kokkulepped, millal päriselt midagi kohale jõuab. Eesti rahvas valitseb konsensus selles, et me peame tegema, Eesti riigi poliitiline juhtkond peab tegelema kõik võimalikku selleks, et vajalikud sõjalised võimed ja moon soetada vastavalt meie professionaalsele Kaitseväe juhataja nõuandele. Relvade ja laskemoona vajadus pole õhust võetud arvud, vaid simuleeritud võimalikku konflikti ja selle pinnalt tuletatud, mida, kui kaugel ja kui palju tabada tuleb. Selle tulemusel tekivad NATO kaitseplaanid ja sõjalised nõuanded. Tegutseme nii kiiresti kui võimalik nende nõuannete täitmisega, ütleb peaminister. Tehakse oma parim, et kõike, mis puudutab laskemoona võimeid, saaks hangitud võimalikult kiirelt, ehk siis ikkagi lähikuudel, lähiaastatel, et see ei jääks kuskile kaugele tulevikku. Tuleb möönda, et need samad Kaitseväe hankijad, nagu ka Kaitsevägi on öelnud, et teatud keerulisemate relvasüsteemide puhul on see järjekord päris pikk, nii et nad peavad tegema oma parima, et saada seda võimalikult kiiresti. Võimalikult kiiresti tähendab samas mitte midagi konkreetset. Kaitseväe juhataja ettepanek on samas, et kuna Venemaa saavutaks sõjalise võimsuse tagasi 3 aastaga pärast Ukraina sõja lõppu, siis peaks ka Eesti relvad ja moon olema selleks ajaks vajalikul tasemel, kui idanaabril peaksid sõjakad mõtted tekkima. Küsimus on selles, et Kaitseväe juhataja sõjaline nõuanne on kas see sama laskemoon soetada järgneva 3 aasta jooksul. Praegu ta on meil planeeritud 7 aasta peale. Ja kas see siis tehakse 3 aasta jooksul või mitte, see on sellepärast, et me võime relvasüsteemid soetada 3 aasta jooksul. Kui moona ei ole, siis seda ei soetata. Peaminister väitis, et tegemist riigisaladusega ei ole. Me ju kõik teame, et see on 7 aasta peale ajatatud ja kas ta tõmbatakse kokku, see on ju eelarve küsimus, et ta ei jää kellegi jaoks saladuseks. Nii Läänemets kui Reinsalu on mures, millised on Reformierakonna valitsuse rahalised ideed nende kulude kiiremaks katmiseks. Julgeolekumaksu kärpimine ja maksuküüru kaotamine, mis on ju tulumaksu langetamine, vähendavad maksutulusid. Euroopa Liit lubab küll ajutiselt suuremat riigieelarve miinust, aga see ei kata sõjalisi lisakulusid. 4 aasta pärast see Euroopa Liidu leevendus kaob ära, et maksta jupikaupa pikaajaliselt on ühiskonnale palju kergem kui 4 aasta pärast erinevad siis valitsused, mis võivad olla, on sellise olukorra ees, kus tuleb äkki hästi palju makse tõsta. See on ka päris oluline küsimus tegelikult, mida peaks arutama. Möödunud aasta septembrikuus saatsin ma valitsusele ettepaneku, et algatada Euroopa tasemel dialoog ja võtta need rahalised vahendid, mis on vajalikuks riigikaitseks, investeeringuteks, võtta Euroopa Liidu teatud struktuurvahendite projekti jätta ära. Mida vastas mulle valitsus? Ütles, et ei, seda me ei kavatse teha, sellepärast, et meil on see raha juba eraldatud, meil on oma rohepöördega seotud projektid paigas ja neid me ei kavatse muuta. See näitabki olulise ja ebaolulise eristamise võimetust ja see on poliitilise juhtkonna probleem. Eelarvereeglid Euroopast annavad teatud vabastuse, ma arvan, et lähemaks aastaks, paariks peaks sellest piisama. Ja otse öeldes ma olen ka välja öelnud, et me võime parem Brüsselis pidada debatti eelarvereeglite üle, kui jätta relvad hankimata. Lisaks ei pruugi julgeolekumaksu alles jäävad osad olla enam ajutised aastani 2028, nagu algselt lubati, vaid jääda püsivaks. Nii on nentinud valitsuse liikmed viimastel päevadel.